Tänastel kaasaegsetel aegadel peame me otsustama, kas teha asju nii, nagu vanasti harjumuspärane oli, või teha neid mõne uue huvitava moesuuna järgi. Näiteks filmitooted peavad otsustama, kas lasta oma uuel teosel linastuda taaskord kinodes ja hiljem DVD-del või saata selle vaatamiseks inimestele vaid mõnele voogedastusplatvormile. Ja nii ka autotootjad peavad otsustama, kas on mõtet vorpida veel mahtuniversaali ja kui Lexus, Mercedes-Benz ja isegi BMW näevad sellel endiselt mõtet, siis kunagi see mahtuniversaalide klanni teeraja ja Renault Espace ei suutnud kiusatusele vastu panna ja muutus ka linnamaasturiks. Tere tulemast taas kord kaasa elama Nice-Luxury proovisõidule. Jah, ka Espace on nüüd linnamaastur, aga kui päris aus on tegelikult tegemist küll nime poolest Espace'iga, aga päriselt on tegemist siiski pikendatud kerega Renault Australiga. Ja anda on vaid natukene väiksem kui eelmine Espace oli ja disain näeb tal ka välja vägagi Australi sarnane ja ainult väga väikesed erinevused on seal olemas. Aga veidral kombel meenutab tema tagumine küljejoon mulle isegi ameerikalikke linnamaastureid, suuri maastureid nagu Toyota 4Runner ja Jeep Wagoner, nii et tõesti see tagumine küljeosa on tal tõesti hästi õnnestunud. Tagaistujatel on jalaruumi ja pearuumi lahedalt ja jalaruumi on 14 cm jagu rohkem, kui seda oli varem ning ka panoramkatusega ei pea see lõivu maksma pearuumi arvelt ja kuna Renault on aru saanud, et kolmandas reas reisivad enamasti lapsed, siis pole mõtet laste arvelt rikastuda, nii et kolmas istmerida kuulub küll lisavarustusse, kuid selle eest lisaraha ei taheta, aga võib-olla oleks selle eest lisaraha küsimine lihtsalt piinlik, kuna sinna tegelikult keegi väga hästi ära ei mahu. Interiooris on tal olemas Alcantara nahtsisu, 12-toline multimeediasüsteem ja 12-toline näidikupaneel ja 9-toline head-up display ja materjalid on seal üldiselt väga head ja graafikud on väga hea, selged ja vägagi lihtsasti kasutatavad ja ka roolisoojendus on seal olemas, aga muidu on seal ka prantslastele omalik veider disain seal natukene liiga sarnane ka Renault Australile. Ja kui tema küljejoon meenutab isegi natukene 4Runnerit või Jeep Wagoneri, siis kas on ka mootoriruumis tal nende mootorid nagu 4-liitrine vabalt hingav V6 või 5,7-liitrine Hemi paraku varjab mootoriruumi ikkagi prantslaste kutsehaigus ehk väga väikene 1,2-liitrine turbobensiinimootor diislit, tal ei saa 3-silindrilisest mootorist on välja pigistatud 130 hobujõudu ehk aga sellest jääb mõistagi väheks, nii et 2 elektrimootoriga saadakse koguvõimsuseks 200 hobujõudu ja 8,8 sekundiga 0-100 ja 5 liitrit 100, kuid siiski 40 000 euro eest sooviks iga inimene endale ikkagi natukene jõulisemat kubaturiga mootorit ja näiteks Renault luksusmaastur Koleos maksab üle 8000 euro vähem ja pakub 2-liitrist mootorit, nii et tõesti Renault Espace on moodne linnamaastur, anda moodsate vigadega ja moodsalt kalli hinnaga. Selline on täiesti uus linnamaasturiks ära transformeerunud Renault Espace. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.